osalussaal on siis Eesti Rahva Muuseumi püsinäituse kohtumised üks osa, üks saal, mille teeb eriliseks see, et kõik näitused on tehtud inimeste poolt, kes ei tööta muuseumis või kes ei ole professionaalsed kuraatorid ja kes ei puutu igapäevaselt kokku näituste tegemisega. Ja muuseumi eesmärgiks selle saali tegemisel oligi see, et anda erinevatele gruppidele ja kogukondadele ja ka üksikisikutele võimalus kajastada või teha näitust nendel teemadel, mis on nende inimeste jaoks oluline ja kutsuda ka teisi nendel teemadel kaasa mõtlema ja kaasa rääkima. Ja see annab ka võimaluse nendel inimestel siis arendada dialoogi nendel teemadel ja samuti muuseumil võib-olla ka tutvustada neid teemasid, mis ei ole meie praegusel püsinäitusel kajastamist leidnud. Ja esimene osalussaali näitus pealkirjaga Ajakihid rääkiski siis detektoristide ehk hobiarheoloogide loo. Ja nemad on need siis, kes käivad metalliotsijaga metsas ja põldudel ja teistes kohtades otsimas meie mineviku jälgi erinevatest maapinna seest, erinevatest kihtidest. Ja läbi näituse kuraator ehk läbi ühe detektoristi see kajastas tegelikult laiemalt ühte kogukonda, kes siis aitabki leida ja väärtustada Eesti ajaloo ja arheoloogia seisukohalt olulisi esemeid. Miks nad käivad otsimas, mis sunnib neid nädalavahetusel kodust välja minema ja päevi veetma põllu peal, siis teine oluline aspekt, mida kuraator väga rõhutas ja tähtsaks pidas, oli see, et milline on just nimelt see õige ja seadusest tulenev käitumisviis mõne arheoloogilise või kultuuriväärtusega leiu leidmisel. Ja kui oluline on ka see koostöö Muinsuskaitseametiga seal juures. Et kahjuks ikkagi väga palju leide läheb siiski mustale turule ja detsembris oli ju alles ajalehes lugu sellest, kuidas Saaremaal üks linnus kaevati auke täis, mis aga selle linnuse tervikliku ajaloo uurimise seisukohalt on väga nukker, sest tegelikult seda tervikpilti taastada on praegu võimatu. Aga just see, et mida ja kuidas käituda ja miks on just oluline see ausdetektorism ja seadusest tulenev käitumine on see, mida kuraator väga soovis rõhutada ja näitusega ka edasi anda ja propageerida. Muinsuskaitse on ka toonud välja, et kui oluline on tegelikult detektoristide panus meie arheoloogia ja ajaloo uurimisse, kuna detektoristid jõuavad sageli nendesse paikadesse, kuhu arheoloogid ise ei lähe või neil ei ole aega minna. Ja näiteks selle projekti käigus anti ka muinsuskaitsele üle 300 leiu ja lõpus, nagu kuraator ise armastas öelda, oli kirsiks tordil 2 haruldase mõõgaleid, mille siis arheoloogid ise dateerisid 9. sajandisse. Tänapäeval on ju iga näitusega seotud ka rida üritusi, et siis oli ka selle näituse oluliseks osaks ühelt poolt kuraatori ekskursioonid, mida kuraator tegi kokku 5 ja kus ta siis rääkis natuke ka selle näituse tegemise telgitagustest, et kuidas temal inimesena, kes ei olnud kunagi näitust teinud, kuidas temal see protsess kulges, mida ta näiteks õppis selle kõige käigus, kui ka muidugi sai pikemalt lahti rääkida neid erinevaid lugusid, mis kõik ju ei mahtunud ka seal näitusel välja, aga et kuraatori ekskursioonidel ta sai siis huvilistele tutvustada neid lugusid ja tegelikult ka põhjalikumalt rääkida just ka seda poolt, et kuidas käituda erinevate leidude leidmisel siis kas siis oma maadelt või ka seda, et kui tuleb keegi, kes soovib, kes väidab, et ta on detektorist ja ta soovib teie maadele otsima tulla, et siis mida tegelikult see inimene
peaks teadma, et näiteks millised paberid, millised dokumendid peavad selle detektoristil olemas olema. Et see oli ka see, mida ta nendel kuraatori ekskursioonidel rääkis. Lisaks kuraatori ekskursioonidele toimus meil aprillikuus ka seminar või teabepäev, mille pealkiri oli Ma leidsin aarde, mis edasi, ja selle eesmärk oligi siis ühelt poolt kaasata neid inimesi ja jagada infot neile, keda huvitab meie kultuuripärand, arheoloogiapärand ja need aarded, mis on siis Eesti pinnast välja tulnud, kui ka tegelikult just see teavitamispool, et kuidas käituda sellisel juhul, kui arvatakse, et ollakse leidnud näiteks mõni kultuuriväärtuslik ese. No nii, kas helistame Nelene nüüd või? Vana hõberipats münt. Näed, see on juba parem asi. Ta ei taha vastu võtta. Noh, kas norin su kallal või? Niisugune hõberipats münt tuli, natuke mullane, ei saa aru, aga circa 1500–1600 paistab niisugune Tallinna verving. Jah, see, ütleme, kus see nii-öelda tee võis olla. Jah, ma võtan oma koordinaadi siis. Ja.